Hei, mõtlesin, et jagan ühte mõtet, mis mulle just natukene aega tagasi pähe tuli. Et tabasin ennast siis tegutsemast. Võiks mõelda küll, et nagu väga tubli ja tegutsen ja värki on ju. Aga ma tabasin ennast tegutsemast Okei, ma räägin selle natuke teistmoodi tegelikult. Mul vist varsti, ausõna, ei ole elamine nagu mitte kunagi nii puhas olnud kui praegu. Ma pesen praegu pliiti. Ahju seest, sest eile ma pliidi tegin puhtaks juba. Täna ma kraapisin kõik selle mingisuguse asja sealt pealt ära, mis sinna oli nagu külge ajaga siis läinud ja kõrbend ja siis hommikul avastasin, et aga ahi on ka pesemata, ma ei tea mis ajast. Väga tore, mõeldud tehtud. Avastasin muuseas veel nibi, et mul ikkagi käivad need ahju ukseklaasid ära. Oh, happy day. Nii. Ma olen umbes kella 12 saati siis seda ahju pesnud. Mõnuga. Rõõmuga. Rahuga. Kuni viimast klaasi pestes, mõtlen, et oi, issand, kui mõnus puhtaks ta läheb ja oi näed, kõik see asi ikkagi tuleb ära ja issand, kui hea meel mul on ja siis järsku lõi pähe, et jaa, mul on hea meel seda teha. Aga mida ma tegelikult teen? Ma hoian ennast tegevuses igasuguste muude asjadega kui sellega, mis ma tegelikult tahtsin teha ja peaksin tegema. Tahtsin teha, rõhksõnal tahtsin teha tegelikult. Me oleme nii ägedad, me oleme inimesena nii ägedad tegelikult. Ühesõnaga, mis point on? Ma hakkasin tegelema ühe enda jaoks suht raske kohaga, millega ma siin tegelikult juba aastaid olen üritanud nagu tegeleda, aga pole nagu jõudnud veel sinnamaani. Ja pole nagu olnud õiget, ma ei tea, tuulesuunda, ütleme siis nii. Omaette kodus, jaa, üritan, teen. No ei ole päris see. Ja võtsin siis vastu otsuse, et okei, ma siis hakkan päriselt sellega tegelema, et otsisin vastava terapeudi ja nüüd ma olen siis 2 korda käinud tema juures. Ja eriti äge on see, et see koht, millega ma olen siin jändanud aastaid. See koht on jah. Uskumatu. Isegi sellest, selle praegu jagamine siin toob siuksed huvitavad emotsioonid üles. Et ma tahtsin tegelikult ju rääkida lihtsalt sellest, kuidas ma tabasin ennast ära nagu takistamast ennast tegeleda. Ja siis ma hakkasin mõtlema sealt edasi, et ma lõin seosed sellega, kes ma kunagi olin. Ma olin monk. Ma olin reaalselt monk. Ma triikisin aluspükse, ma triikisin sokke. Päriselt. Ma arvan, et keskkooli ajast mu ühika need toakaaslased mäletavad, üks toakaaslane siis mäletab, et kuidas ma kõndisin üks öö lihtsalt, ma ei saanud magama jääda.
ma ei saanud magama, midagi täiega häiris, no niimoodi häiris, et karju appi lausa. Ma ei saanud magama jääda ja kõndisin mööda tuba ringi ja ta juba seal niimoodi, et issand jumal, et Kärt, lõpeta ära nagu, et tule magama, et hommikul vaatad, ma ei saa, midagi on valesti siin ruumis. Ja saate aru, see hetk, kui ma avastasin, et mul oli riiulis üks raamat viltu. Ma arvan, et see oli raamat, need võisid, teate, DVD-plaadid või CD-plaadid olla. Jah, ma olen nii vana. Ühesõnaga, see sekund, kui ma lükkasin selle 1 millimeetri paika ja see vabanemine. Issand, kui mõnus see oli. Ja siis ma sain magama jääda. Ja ma olen üle poole oma sellest, ütleme siis nooruse ajast, mitte ma nüüd ilgelt vana oleks, aga kui ma ei saa päris niimoodi ka öelda tegelikult. Ütleme, et kuskil pool oma elust. Ma olen täielik, ma paneksin isegi diagnoosi mingisuguse. Võttes arvesse, kui lihtsalt tänapäeval igasuguseid diagnoose külge pannakse. Mul on sellega muuseas oma teooria, aga see selleks mingi obsessiiv, kompulsiiv või mingid siuksed asjad, et mul peab olema see asi just nii ja nagu ühesõnaga, ma triikisin sokke, ma triikisin aluspesu. Reaalselt. See asi on mul ikka veel, et mul peavad nurgad olema täpselt nagu need, kui ülejäänud elamine on mul tegelikult puhas boheem, selles mõttes, et mul on korrapärane korralagedus, siis mul on minu pesukapp, rätikud, voodipesud, kõik siuksed asjad, mis peavad olema täpselt nurga vastas, täpselt ühe suurusele pandud, üks virn täpselt. Ma isegi nagu, ja mul on teinekord veel neid sekundeid, kus ma avastan ennast rääkides, samal ajal kui ma kellegagi räägin, siis kõik asjad, mis on minu ees sel hetkel, kuidagi lihtsalt hakkan sättima neid kas pikkuse järjekorras või täpselt niimoodi, et nad oleks sentimeeter või paar laua nurgast või kuidagi niimoodi, et sobiks. Et nagu ilus oleks või ma ei tea, mis iganes selle vahet ei ole. Mis selle taga oli? Selle taga oli see, et ma ei tahtnud tegeleda endaga. Kõik need tegevused olid selleks, et hoida ennast võimalikult palju rakkes kõige muuga, aga mitte sellega, mis mu sees toimus. Saate aru? Ja praegu ma jõudsin selleni jälle, et ma jälle teen seda. Mul on ainult üks asi praegu, millega ma tegelen. Ainult üks asi, mis mul on aastaid juba kuklast tiksunud ja ma spetsiaalselt ei ütle praegu välja, mis see on. Aga mitte midagi õudsat, päriselt ka, lihtsalt mingisugune pisikene teema, millega mul on vaja tegeleda, sest ma tahan seda tagasi. Ja ma tabasin ennast jälle tegutsemas selle nimel, et ma ei tegeleks sellega. Ma koristan. Sest see on praegu ja kusjuures kõige ägedam ongi see, et ma tegelen koristamisega. Sest see on ainus asi, mis paneb mind niimoodi keskenduma, et ma ei mõtle mitte millegi muu peale. Ja viimased ma ütleks, et nüüd 4 nädalat. Jah, meil on veebruarikuu nüüd käes ju. Ütleme, et umbes tegelikult 3 nädalat, peaaegu 4 nädalat. Ma olen tegelenud koristamisega. Trenni tegemisega, loomulikult. Ma ei ole isegi mitte tegelenud nende asjadega, mis ma tegelikult tean, et ma peaksin tegema. Ehk siis oma need, mingisugused asjad, mis mul ikka veel tegemata on, sellepärast, et ma jõuluvaheaega liiga pikalt pidasin. Ei pidanud liiga pikalt tegelikult, selle ma võtan tagasi. Reisi. Okei, see selleks. Aga ma jälle teen seda. Ja ma tabasin ennast sellelt. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kui paljud inimesed
veel teevad nii. Sa võtad kätte ja sa tegeled kõige muuga, et mitte tegeleda sellega, mis tegelikult vajab tegelemist. Millele iganes sul oleks vaja siis tähelepanu keerata. Lihtsalt, mis asi see sealt nüüd tuleb? Jummel küll. Eelmised 2 nädalat ma maadlesin sellega. Ja kui ma pidin teraapiasse tagasi minema, siis eelviimasel päeval enne teraapiat ma järsku tabasin, mida ma olen 2 viimast nädalat teinud. Mitte midagi, ma ei ole tegelenud selle ülesandega, mis mul kodus jäi teha. Ma olen tegelenud kõige muuga. Ja siis, kui ma selle ära tabasin, siis okei. Läksin siis kohale, rääkisin kõik ära ilusti nagu, ma tunnistasin, et ma avastasin, et ma väldin. Sest see oli liiga raske. Ja päris tõsiselt, terve selle viimatise teraapiasessiooni ma lihtsalt ulgusin. Terve selle aja ma lihtsalt nutsin. Esimene kord, kui ma käisin, siis ei olnud absoluutselt nii. Ma olin jumala indu täis, hakkamist täis. Ja õnnestus väga hästi, suht hästi tuli välja, on ju. Sest, et mul on üks konkreetne tegevus, millega ma tegelen, sellepärast ma ütlen, et tuli suht hästi välja. Ja eelmine kord siis oli siuke nagu reaalsus jõudis kohale umbes, et issa, ma peangi nüüd ma hakkangi nüüd tegelema. Ja siia ma sain ka tuua siis täpselt ilusa paralleeli nende klientidega, kes mul endal ka on. Et näete, ma ei ole erinev, ma olen täpselt samamoodi, mul on ka asjad, millega ma tegelen ja ongi raske. Esimene kord ma tulen teraapiasse, kõik on nagu räägid ilusti, vaatame üldpilti, sellepärast ongi esimene kord teraapias alati nii tore ja nii lihtne. Isegi kui tuleb mingisugune raskem koht üles, see ongi lihtne, sest sa otse ei tegele veel millegagi. Järgmine kord, siis läheb raskeks. Ja see on see koht, millest on vaja üle tulla. Mina maadlen praegult nüüd 3. nädalat. Et üle tulla sellest kohast. Ma panin endale, me jätsime seekord nagu hästi lihtsa kodutöö, on ju. Et ma peaksin lihtsalt kuulama mantraid, mida ma praegu siis teen. Kusjuures põhiline on ka see, ma teen neid täna, teades, et ma nüüd neljapäeval, 3 päeva pärast pean minema jälle teraapiasse. Ja ma tabasin ennast, et ma jälle tekitan endale kõike muud tegevust, aga mitte seda. Ma ei tegele sellega, mis ma tegelikult peaksin tegema. Ja see on nii ägedalt alateadlik. Muidugi mul on vaja koristada, jumal küll. Mul on vaja pesud riikida, siis tegelikult võiks veel asju sättida ja mis ma eile tegin terve päev otsa. Ma likvideerisin kõik võimalikud jõuluasjad ära, välja jätud osad tuled, sest need on mul aastaringselt üleval, on ju. Ja ma panin kevadised asjad välja. Ja teate, kuidas ma nautisin seda jälle kord? Ma tegin seda terve päev. Muidugi ma tegin seda terve päev. Siis ma ei pea tegelema millegi muuga ju. Uskumatu lihtsalt. Milliseid tegevusi teed sina, mis võtavad, mis tegelikult tundub, et mis tegelikult ei ole nii olulised. Aga sa teed neid sellepärast, et nad on olulised. Koristama ju peab ometigi, on ju. Aga miks mitte teha korra nädalas suur puhastust? Aga tegelikult, kui ma hakkan siit juba niimoodi sättima, et samasti võiks siis kõik asjad ära teha juba, on ju. Kas sa paned selliste mis iganes see tegevus siis on? Lähed spordisaali, unustadki ennast sinna, on ju. Ma olen täiesti võimeline seda tegema kusjuures. Mis iganes see tegevus sinu jaoks on, mida sa teed, mida sa mõtled, et oi, see on ilgelt vaja teha ära. Mis seal all on? Mida sa väldid? Ja ma võtsingi endale ka nüüd, see viimane klaas ahjuuksel on mul pesta. Ja ma lihtsalt võtsin ja jätsin ta sinna ligunema. Esiteks ta peab ligunema niikuinii, on ju.
No tegelikult ei pea, mulle meeldib nühkida, ma oleks võinud ta puhtaks ka nühkida, sest ta tegelikult juba hakkas tulema. Aga sel hetkel, kui ma avastasingi, et näed, ta hakkab tulema vaikselt, issand, kus mulle meeldib nühkida, ma võin kaduda ära sinna ausõna. Siis mul oligi stopp. Lihtsalt stopp. Ja mida sa tegelikult tegema pidid? Mida sa tahtsid teha? Ma võtsin omale vastutuse minna teraapiasse, hakata selle asjaga tegelema. Ma võtsin endale vastutuse tegeleda iseendaga. Ja nüüd ma jooksen sellest ära. Kas tuleb äkki tuttav ette? Ma tean, et mul on endal ka mõni klient, kes tuleb, oi, hullult tahan hakata tegelema ja hullult tahan nagu, ma olen nii hakkamist täis ja nüüd mulle aitab ja nüüd on nii ja nüüd hakkame peale ja muidugi. Ja siis ta kaob ära. Ma ei näe teda rohkem. Ja ma saan aru. Aga see ongi see koht, kui sa avastad, et sa hakkad ära jooksma. Sunni kas või ennast, sest seal all on midagi, mis tegelikult õudselt rämedalt vajab tegelemist. See võtab aega, muidugi võtab aega. Aga see on vaja teha. See sekund, kui sa tabad ennast ära jooksmast mingi asja eest, mingi ülesande eest või mingi asja vaatamise, lahendamise, mingi koha tervendamise eest. See on see koht, kui sa tabad selle koha ära, siis ära lase seda üle. Siis ongi see koht, kus sa võtad nüüd stopp. Ja nüüd oled sellega lihtsalt. Vaatab, mis tunde see sinu sees tekitab. Ja äkki tuleb sealt isegi mingi põhjus, miks sa ära jooksed. Mida sa kardad? Ühesõnaga jah, see ongi see, mida ma tahtsin edasi anda. Et ma tabasin ära. Ja ma hakkasin mõtlema, kui paljud veel niimoodi teevad. Kellel oleks vaja lihtsalt tähelepanu juhtida sellele. Milles sina ära jooksed? Millele sina otsid asendustegevusi, mis tegelikult ei ole nii mega olulised. Aga sa lihtsalt paned neile olulisuse selle sildi külge. Võt. Inimene olemine on väga raske. Aga samas kõige põnevam asi üldse. Jah. Ehk siis mõtle selle asja üle. Ja jah. Ilusat päeva sulle.